Et sellest lähemalt rääkida, on meiega liitunud nüüd Loai Al-Sharif, rahuaktivist ja Araabia-Iisraeli suhete ekspert, kes liitub meiega Abu Dhabist. Loai, tore on sind täna meiega I24 News Englishis näha. Suur tänu, on tõesti rõõm taas I24 News Englishiga ühenduses olla. Meil on hea meel, et oled meiega tagasi. Mida Araabia Ühendemiraadid siin üritavad saavutada? Kas kaubanduspartnerlusi, poliitilist mõjuvõimu või hoopis millegi muud? Miks selline keskendumine Ladina-Ameerikale? Seega soovib Araabia Ühendemiraadid saata maailmale väga selge sõnumi, et tegemist on turvalise riigiga, mis on seisnud kindlalt vastu kõigile teda tabanud rünnakutele, eriti Iraani islamirežiimi agressioonile viimastel kuudel. Ja ta soovib luua koalitsioone üle kogu maailma, mitte ainult Lähis-Ida riikidega, vaid ka Ladina-Ameerikaga. Ja tahab kõigile tõestada seda, mida peetakse faktiks. Et see on turvaline, jõukas ning eeskujuks kõigile teistele, keda järgida ja kellelt õppida. Tunnustada. Ja just selles on Araabia Ühendemiraadid nii osavad. Ja ma olen väga uhke, et Araabia Ühendemiraadid jäid selle agressiooni keskel kindlaks ega alistunud neile, kes nende pihta rakette tulistasid, erinevalt kahjuks teistest riikidest selles piirkonnas. Nii et Araabia Ühendemiraadid annavad eeskuju, olles jõukas riik, mis soovib laieneda ja ulatada käe kõigile neile, kes tahavad Lähis-Idas midagi üles ehitada. See on keel, milles Araabia Ühendemiraadid on tugevad. Ehitamine ja jõukus, mitte hävitamine ega kaose ja anarhia levitamine kogu piirkonnas. Kui rääkida suhete tugevdamisest erinevate lääneliitudega, siis ma arvan, et meil on selle kohta suurepärane näide Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval 4. juulil. Araabia Ühendemiraatide demonstratsioonilennukid lendasid New Yorgi kohal just Ameerika 250. sünnipäeva puhul. See oli uskumatu õhuetendus, kus lennati koos USA mereväe Blue Angelsiga. Kui sa seda nägid, mida arvad nendest piltidest siin ja sellest uuest suhtest Ameerika Ühendriikide ja Araabia Ühendemiraatide vahel? Ma tunnen suurt uhkust selle üle, et Araabia Ühendemiraadid ja USA, kuidas seda öelda, kinnitavad seda, mida tuntakse faktina. Liit on endiselt tugev ja sõprus Ameerika Ühendriikide ning Araabia Ühendemiraatide vahel areneb tegelikult edasi. Ja ma olen väga õnnelik, et Araabia Ühendemiraadid osalesid, nagu ma ütlesin, osalesid 4. juuli tähistamisel. Head iseseisvuspäeva kõigile minu Ameerika sõpradele Araabia Ühendemiraatides ja mujal. Osalesid koos Ameerika rahvaga, näidates, kui suur see sõprus tegelikult on. Sel ajal avaldasid paljud inimesed kaastunnet ühe neid pommitanud režiimi endisele kõrgeimale juhile, kes oli neid pommitanud. Tänu jumalale Araabia Ühendemiraadid ei teinud seda. Araabia Ühendemiraadid ei läinud sellisele tseremooniale, vaid osalesid hoopis sõpruse tseremoonial, mis on Ameerika iseseisvuspäev. Ja see on sõnum, mida Araabia Ühendemiraadid saadavad lääneriikidele ja mitte ainult lääneriikidele, vaid ka Ladina-Ameerikale, Aasiale, kõikjale. See on rahu ja õitsengu mudel selles piirkonnas, mis liigub edasi 21. sajandi keeles. Seega looge liite, looge rohkem partnerlusi, looge rohkem koostööd selle mudeliga, milleks on Araabia Ühendemiraadid. Ja see on selge sõnum, mida Araabia Ühendemiraadid saadavad. Ja ma olen väga uhke, et olen osa sellest sõnumist, mida kõik saadavad üle maailma Araabia Ühendemiraatidest. Loai Al-Sharif, sa peaksid kindlasti selle sõnumi üle uhkust tundma. Ma tõesti arvan, et need pildid hävitajatest New Yorgi taevas räägivad iseenda eest. Hämmasta. Loai, aitäh, et olid meiega I24 News Englishis arutlemas. Ma arvan, meil on nende sõprussuhete jaoks tugev tulevik, nagu sa ise kõige paremini ütlesid. Inshallah. Suur aitäh. Loai Al-Sharif, suur aitäh.